Okei, aga lähme meie viimase teema juurde ja me oleme olnud teiega ühel teekonnal. 5 päeva oleme teiega sisuliselt küll need 5 sellist otsetundi, aga nagu te olete tähele pannud sellises üksteisega jagamise kontekstis on see aeg nagu palju pikem. Ehk siis me oleme nagu ühises infoväljas tegelikult oluliselt rohkem kui see 5 ja seetõttu selline programm on ka efektiivne, sest ta annab meile võimaluse üksteisega natuke rohkem tuttavaks saada ja ka siinkohal siis võib-olla ka siis üksteist paremini nagu aidata või olla ka toeks. See tänane teema võiks võtta nagu kogu selle loovprotsessi kokku. Me alustasime sellisest hästi nagu suurest pildist, mille nimi oli unistus ja rääkisime natuke sellisest tingimuslikust olukorrast, mis on oluline just nagu loovuse aktiviseerimiseks ja siis me oleme seda teed tulnud see nädal ja kuni sinnani, et me eile rääkisime natuke loovtehnikatest ja suur aitäh kõigile, kes tegite seda tehnikat kaasa. See teekond on olnud siis täna siia ja vaata, mulle meeldib, kuidas Søren Kierkegaard on öelnud, et ma mõistan seda kõike suurepäraselt. Alati on 2 võimalikku olukorda. Sa võid teha kas seda või toda. Minu aus arvamus ja sõbralik soovitus on selline. Tee või ära tee, kahetsed igal juhul. Julgeda tähendab kaotada kohe oma jalgealune. Mitte julgeda tähendab kaotada oma mina. See tähendab, see sama julgus kaotada oma jalgealune on see, mis teid on võib-olla või seda teekonda ka tänasesse päeva nende päevade, kui me koos oleme olnud, on olnud nagu üks märksõna. Sa ei tea, mis saama hakkab, aga sa teed selle ära. Sa vajutad nupule, sa lähed laivi, sa räägid oma mõtteid, sa avad. Vaadake, kui oluline pool on sellest olnud see avamine. Sa avad ennast, avad tegelikult ju võõrastele inimestele. Te üksteist ju keegi sisuliselt ei tunne. Aga see keskkond soodustab seda usaldust ja see keskkond annab meile võimaluse teiega siis luua midagi, millel on siis väärtus meie kõigi jaoks. Ja sealt tekib siis selline asi nagu, et mida me saame siis nimetada loovprotsessiks. Ja see on protsess, see ei ole ühekordne. See on pikem maraton, see ei ole sprint, saigi läbi. Tänasega ei saa mitte midagi ju läbi. Tänasega oled sa ühel teekonna, mille nime ongi maraton, loovmaraton, kus sa lood, iga päev lähed inimeste ette. Kusjuures kogu sellega treeningu üks filosoofiaid on see, et sa jätkad seda sama tegevust, sa lood usaldust ja viid inimeste ette seda, mis sul on. No mis sul on? Seda, mis sul käes on parasjagu, seda sul on. Sellepärast ei pea väga muretsema, mida sul pole. Seda sul lihtsalt pole, selle sa saad ühel hetkel, nii et tähtis on siis seda teekonda jätkata. Ja kuidas? Siin ma jõuan siis selle tänase nagu teema sügavuseni ja see on see, et liidriks olemine ja lihtsalt manager või ohjaja või juht olemine ei ole sama asi. Kadunud Rutt alaselt küsisin kunagi, et ütle mulle, Rutt, mida eesti keeles liider tähendab. Ta ütles mulle, et see on üsna tühi termin eesti keeles, et paljud ei tea, kes see liider on. Tundub, et ta on kusagil keegi ja ta on selline tiitel ja ta on, tahaks anda suurtele inimestele selliseid tiitleid nagu liidrid. Aga ma olen avastanud enda jaoks, et liidriks olemine on väga vähe seotud liidri või siis tiitliga ja palju rohkem sellega, mis puudutab siis seda võimalikku unistuse poole minemist ja kellegi kaasamist, aga sellest kohe räägime. Eile õhtul Indias sai üks pere olla kauem üleval, lausa peale päikeseloojangut, tänu väikestele päikesepatareidele nende väikese honni katusel või majakese katusel. Nad said koos õppida, nad said koos lugeda ja nad said koos rääkida. Miks? Sellepärast, et üks organisatsioon nimega Huudi Kliima annetas neile siis need päikesepatareid, et nad saaks kõike seda. 1000 kilomeetrid eemal Keenias naine nimega Lucy on praegu miljonär. Keenias ei ole väga raske miljonär olla, aga tal on piisavalt raha, et panna oma lapsed kooli.
sest tal oli võimalus osta tänu ühele organisatsioonile lehm ja lehma tõttu on ta täna saanud omale küll viljapõllud, ta on küll saanud omale siis teha juustu ja mida siis iganes ja ta teenib piisavat raha selleks, et ilusti hakkama saada. Aastal 2016 kutsuti mind ühte loengut pidama või inspireerivat sellist kõnet Jüri gümnaasiumisse ja kutsujaks oli siis 10. klassi õpilane nimega Kristiina. Ja Kristiina kutsus mind kooli ja kui ma küsisin, miks sa sinna mind kutsud, siis ta ütles sellepärast, et ma korraldan oma siis nagu kooli loovprojekti raames sellise asja nagu konverentsi. Ja ma küsisin, miks sa siis seda korraldad, siis ta ütles sellepärast, et meil on koolis nii palju õnnetuid lapsi või tundub, et kooli rõõm on kadunud. Ja tema tahab teha midagi kooli rõõmu taastamiseks. Ja siis ta mõtles, et tema korraldab siis sellise rõõmsa koolile rõõmsa konverentsi või ma mäletan, mis see täpne pealkiri oli. Ja kutsus siis erinevaid kõnelejaid. No kutsus minu ka millegi pärast, ma läksin, rääkisin, väga kihvt päev oli, aga see ei ole selle loo mõte. Loo mõte oli see, et kui Kristiina võttis mind ukse peal vastu, siis ma pean tunnistama, et ma ootasin, et mulle tuleb vastu selline umbes cheerleaderi kostüümis tüdruk, selline 10. klassis, kes on hästi aktiivne ja siis nende kõristitega ütleb tere tulemast, Elari Tamm ja siis ma kujutasin ette, et tema on selle päeva juht, ma kujutasin ette, kuidas ta siis seal sädistab ja loomulikult nagu sündinud juht, sündinud liider. Ja teate, kõik oli vastupidi, võttis mind Kristiina vastu, ütleb tere, mina olen Kristiina, hästi tagasihoidlik, pigem tagasihoidlik. Tema ei olnud selle päeva juht, ta oli sinna palunud väga kihvtid ühe noore poisi ja tüdruku oma klassikaaslased ja siis ta oli kutsunud esinejad ja istus keskele maha. Ja tema on liider. Tema on liider, tema nägi probleemi, tema nägi muret ja tegi midagi selle suhtes. Ainus, mis tal vaja oli see, et tal oli kooli juhtkonnalt vaja luba, et saali kasutada. Ainus, mis tal oli luba vaja, oligi see, et ta saaks seal keskkonnas midagi teha ja kõik muu oli tema valida. Kui ma olin 3-aastane poiss, siis ma jooksin tuppa ja teatasin oma isa emale, et teate siuke värk, 3-aastaselt ma ei usu, et ma kasutaksin selliseid terminid, aga räägitakse, et ma läksin tuppa ja ütlesin, et notsu on laudas ja notsu on laudas ja ema ütleb, meil ei ole notsut. Ma ütlen, et on ja siis nad lähevad lauta ja seal on kult, seal on metssiga. Ma olin kaikaga peksnud metssea meie kodulauta. Ja sellest ajast peale hakati mind nimetama liidriks, et Elari on nagu kolhoosi esimees. Ma olin käinud siukseid käed selja taga ja muudkui kamandanud, muudkui käskinud ja kamandanud, eriti oma kaksikõde, kes pidi tegema täpselt, mis tema vend ütles. Need lood läbiv joon nendes logudes on ainult üks. Vaadake, liidriks olemine on väga vähe seotud tiitliga ja väga palju sellega, kas sa näed probleemi või potentsiaali või väljakutset ja otsustad selle osas midagi teha. Liidriks olemine on väga vähe seotud sellega, et keegi annab sulle loa, kuule. Ma saan aru, me oleme nagu suures osas väga sageli programmeeritud ootama kellegi luba, kas ma võiks, kas ma saaks, kas mul tulevad tingimused. Aga ma tahan nagu ärgitada selle viimase sessiooni siin tegelikult mõtlema sellele, et sina oledki liider. Esiteks oled sa ise oma elu liider, see tähendab, et sa pead vastutuse võtma oma elu eest ise. Aga teine pool on see, mida ma olen kogu loovuse nagu loogika aluseks toonud, on see, et sinu ülesanne on aidata teisi. See on üks imeline asi, mida inimene saab teha, ta saab olla teistele kasulik. Ja seetõttu see liidriks olemine on väga-väga tähtis kogu loovuse juures, et sa võtad vastutuse, sa võtad vastu otsuse, et ma loon midagi iseendast suuremat. Liidriks olemine ei ole seega sama, mis manageerimine või ohjamine. See juhtimine, see kõige klassikalisemas tähenduses. Tere, mina olen juht, ma olen Elari Tamm, eks ole. Juhil, meil on sageli ülemus, kes ütleb, mida me peame tegema ja
Ja mulle tundub, et juhtimine toimib väga hästi, kui inimesed teevad, mis vaja ja teevad seda kiiremini kui eile ja teevad odavamalt kui eile ja teevad natukene paremini ka. Siis on juhtimine toimib. Aga nii et management või selline juhtimine, see on asjade elluviimine, see on okei, sellepärast et keegi peab ära tegema. Prügi tuleb ära viia, külmkappi, kuidas poodi kaup saab, kuidas see laiali jaotatakse, see on kõik juhtimine. Keegi peab selle ära tegema. Aga liidriks olemine on täiesti erinev ja see on valik. Liidriks olemine on valik. See on see, kui keegi astub välja ja loob muutuse. Muutuse, mis muideks võib toimida ja ei pruugi toimida. Ja mina olen täiesti kindel, et meie ühiskond vajab täna liidreid. Nagu rohkem kui varem. Sest nagu ma eile päris tõsiselt ütlesin, et lahendused ei tule Toompealt. Ehk siis see, mida ühiskond vajab, need tooted ja teenused, mida ka teie täna mõtlete luua, need ei tule kusagilt mujalt. See lahendus majandusse ei tule mujalt. Mulle meeldib aeg-ajalt, nagu ma olen rääkinud oma väikeste sugulaste või kellega iganes küsida, kas sa tead, kust tuleb raha? Ja enamus ütleb, kust riik saab raha? Ja riik, no riik saab raha maksudest. Ma ütlesin, okei, millistest maksudest? Kes maksab makse? Ettevõtjad. Okei, ei, ma ei teadnud seda. Ühesõnaga, väärtusest, ettevõtlusest tekib raha, tekib väärtus kõigepealt ja väärtuse tagajärg on raha. Ja mulle tundub, et osa inimesi raiskab tohutut ressurssi, et oodata, tegeleda propagandaga. Mina olen ettevõtja ja pigem pragmaatik, mida tähendab seda, et ma loon neid tingimusi, ma otsin võimalusi ja see ongi ühe loova inimese ülesanne, otsida võimalusi. Nii et vaadake, selle sõnumi mõte on selles, et sina saad valida olla liider, ilma et keegi peab ütlema, et sa oled liider. Miks? Sellepärast, et sa näed muutuse vajadust kuskil ja saad hakata sellega tegelema. Okei, aga Jaari, kas äkki ma peaks ikkagi luba küsima ja mis on mu sertifikaat ja mis on mu... Okei, see nii sageli läheb sinna taha, et okei, aga mis su haridus on ja nii edasi. Inimesed peidavad ennast sinna taha, et nad ei saa olla liidrid, nad ei saa luua muutusi sellepärast, et keegi pole neid autoriseerinud. Ja muidugi ma saan sellest aru, sellest saab üks sport, sellest saab üks juhtide poole vaatamise sport, kus kõik vaatavad neid ja imetlevad, vaata kui ilus sa oled võimas. Palun ütle mulle ka, et ma võiksin midagi teha. Ma arvan, et me püüame täna vaadata pigem seda sellises kontekstis, et igal ühel teist on oma võimalus luua midagi unikaalset. Midagi, mida teised ei saa luua, sest juba keskkond, kus sa oled, on erinev. Meil on kõigil väga erinev keskkond. Meie ümber on inimesed, kelleni mina mitte kunagi ei jõua. Ma isegi ei saa neid teenindada, ma ei saa neid isegi aidata. Sina saad. Miks? Sest nad on sinu ümber. Ehk siis igal ühel on oma grupp neid, keda ma nimetasin mingis hetkes, sinu inimesed. Need on need inimesed, keda sa saad aidata. Ja need ei ole kõik. Ja võt see liidriks olemine algabki sellest, et sa vajad inimesi, sa vajad kaasata inimesi. Sa ei ole liider, kui sa ei kaasa inimesi, sest ilma inimesteta ei ole liidreid. Vastasel juhul nad on lihtsalt mägironijad, eks ole. Keegi on öelnud, et juhtimine on väga üksildane, et juhid on tipus üksi ja siis John Maxwell on öelnud, et ei ole nad midagi üksi, et mägironijad on üksi, aga liidrid lähevad koos inimestega mäkke ja ütlevad, tulge, lähme koos. Nii et sul on vaja kaasata inimesi sinna, kuhu sa oled minemas. Ja sul on vaja nende abi, avastamaks muideks selle teekonna kumerusi, ületama seda teekonna kumerusi, nurgataguse, et katsetada piire ja viia ellu muutus, mis muidu ei õnnestuks, kui sa ei oleks teed näidanud. Kui sa ei oleks öelnud, et tere, mina olen Sabina, tere, mina olen Signe ja see on super tähtis, mis meil on vaja ära teha. Enamus inimesi ei tee seda ja vaadake, siin on nagu mitu põhjust, et ühelt poolt meil on väga sügaval kultuuris selline arusaam sellest, et kõik on nagu ise või iseenesest mõistetavalt võtame seda, mis toimub. Me võtame ka inimvabadust iseenesest mõistetavalt. Hetkel me tajume tegelikult midagi, mille nimi on piirangud ja mis ei meeldi meile. See on arusaadav, sest see ei ole midagi inimlikku. Aga muidu kõik, mida me elus naudime, on suures osas selle tõttu, et keegi on valinud olla liider.
naljakas, aga kui sa hakkad vaatama kogu seda elu, mida me saame elada, mis on tegelikult ju erakordne, eriti meie Eesti kontekstis, viimase 30 aastaga kontekstis, siis keegi on valinud olla liider. Olgu see siis Rainer Nõlvak, kes ütles, et teeme ära, teeme puhtamaks. Ja ma olen täiesti kindel, et neid algatusi ju, neid on lihtsalt veel ja veel, aga meile meeldib nendest rääkida võib-olla sageli nendest üksikutest nimedest. Muideks naljakas on see, et meist ongi alati targemaid, aga probleem on selles, et kui me jätame oma loovprotsessi pooleli sellepärast, et keegi on targem, siis ma ütleks ausalt, siis see on sinu vastutus. Sest alati, kui sa astud esile, koged sa vastupanu. Alati, kui sa hakkad tegema midagi, siis sa koged vastupanu. Ei ole teisiti. Vaadake, kui see oleks teisiti, siis mis teekond see siis selline on või mis kulgemine see? Päriselus see nii ei käi. Päriselu on tegelikult täis igasugu väljakutseid alati ja iga päev. Nii kaua sa elad, nii kaua sa koged ka vastupanu. Ja see on tegelikult midagi, mida professionaalid siis teevad. Nad lähevad läbi, nad lähevad seintest läbi, nad lähevad seinte alt, nad lähevad kust vaja, selleks, et luua siis neid muutusi, mis vaja. Nii et ma olen alustanud tegelikult teiega täna seda, et mitte midagi ei ole valet selles, et keegi on manager ja keegi on juht. Teeb ära, mis vaja. Arusaadav. Sul on vaja märgata vajadust. Te olete juba märganud mingeid asju, mida oleks vaja teha. Ja see on liidrile omane asi. Et sa näed midagi, mida oleks vaja teha. Sa tajud, kas on see siis ebaõiglus, on see siis valu, on see siis midagi, mis on korrast ära või mingit võimalust. Midagi on tühi. Liidri roll on nagu märgata vajadust ja kõnetada seda ja kutsuda inimesi kaasa selle muutusele. Sest on olemas selline võltsvagadus, mille nimi on see, et mina olen liider, aga ma olen hästi tagasihoidlik. Tähendab, asi ei ole ju minus. Asi ei ole ju sinus, asi on selles, mis on vaja ära teha. Kui me oleme selle liidri definitsiooni võib-olla natuke paika saanud, et sina, ja ma tean alati, kui ma sellest räägin inimestel võib-olla keerukad tunded, et mina ja liider, mis valiks, keegi peaks ikkagi ütlema, et ma olen liider, siis ma olen radikaalselt selle vastu, ma arvan, et mitte keegi ei pea sulle ütlema, kui tähtis on see, mida sul on vaja ära teha. Kui tähtis on hoolitseda oma pere eest, kui tähtis on luua seda finantsilist sõltumatust. Seesama Anneli sinu lugu, mis oli väga inspireeriv, see otsus mitte tööle minna. Ma ei ütleks kunagi kellelegi, et ära tööle mine. Mõnele inimesele ma ütleks, et sul ei ole raha, palun mine tööle. Ja mõnele inimesele, kellel pole raha, ta ei tee 6 päeva nädalast tööd. Ilmselgelt ei tee 6 päeva nädalast tööd. Ta lihtsalt 6 päeva nädalast magab, on ju. Et see laiskus on omaette mure, ma saan sellest aru. Aga ennem kui me saame teiega alustada liidri teekonda, on üks hästi oluline aspekt selle juures. Sa pead nägema lõppu ennem kui alustad. Sa pead nägema teekonna lõppu ennem kui alustad. Ja miks liidriks olemine on nii tähtis ja oluline? Ja ühelt poolt nii raske. See on nii tähtis ja nii oluline, et sa teed seda, mida sa oled öelnud, see, et sa näitad inimestele võimalikku. Meile meeldib rääkida unistustest, aga siis, kui oleks vaja hakata seda veel nagu julgemini kirjeldama inimestele, siis muutub raskeks. Me tuleme välja erinevate vabandustega. Alates sellest, et tema on liider ja mina ei ole, vabandust, ma pole mitte keegi. Minu mõttes on kõige õudsem öelda asi, kui keegi ütleb, ma pole mitte keegi. No kuidas sa pole mitte keegi? Organisatsioonides vahest saad inimestega kokku, kes ütlevad, et ei, mina pole siin mitte keegi, mina ei otsusta siin mitte midagi, mina pole mitte keegi. Okay. Ja üks põhjus võib olla selles, et olla liider pead sa olema võimeline maalima pilti, kuhu sa tahad minna. Sa pead olema võimeline nägema lõppu, enne kui alustad teekonnaga. Ja see võib tähendada seda, et sa pead teadma, see ei tähenda seda, et sa pead teadma, kuidas sinna jõuda. See ei tähenda, et sa tead kõiki samme, kuidas jõuda selle oma unistuseni, kuidas juhatada inimesed sinna, kuhu on vaja jõuda. See ei tähenda seda. Ja mulle nagu tundub, et üks põhjus, miks me ennast liidrina juba piirame, loov eesminejatena, kes on kõige targem pliiats toas. Ja meile alati tundub, et need teised seal olevad, nemad,
kusagil, nagu ma olen natukene nagu naljaga või tõsiselt, et Toompeal, nemad on targad, nemad teavad, kuidas seda kõike teha. Eriti inimestele meeldib kasutada sõna teadlased. Teadus on hetkes. Teadus teab, kuidas seda konkreetset asja lahendada. Teadus ei vasta küsimusele, kuidas minu lapsi peab kasvatama. Ma ei annaks teadlasele oma lapsi kasvatada. Hull teadlane. Üks film. Okei. Ühesõnaga, sa ei pea teadma, kuidas kohale jõuda. Sa pead teadma, kuidas seda pilti maalima. Sa pead seda pilti maalima sellest, kuhu sa tahad minna. Ja see peab olema küll efektiivne. See peab olema midagi, mida sa pead õppima ja harjutama. Ja üks osa sellest treeningust oli ka see, et ma tahaks lihtsalt, et sa oma keelepaelad lahti saad ja sa hakkad rääkima sellest, millest sa unistad, sa hakkad rääkima sellest, mis sulle meeldib. Et meil tuleb õppida seda maalima, sõnadega küll ja vahest ka pildis ja vahest ka luules ja kuidas iganes. Ja siis me saame kaasata inimesi. Ideed ärkavad ellu ainult siis, kui sa neist räägid. Peas võib sul olla, ma ei tea, mis iganes, kui sa neist ei räägi, pole aimugi. Keegi ei tea, keegi ei ole kuulnud ja nii edasi. Martin Luther Kingi kõne I have a dream, millest on olnud ka pelgalt juttu, põgusalt juttu. Ta maalis pildi sellest, kuhu ta tahtis minna. Oli I have a dream that someday, okay? See on nii konkreetne, that someday black girl and white boy holding hands together. Öelge mulle, kas on veel efektiivsema pildi maalimist või pilti kui mitte see. I have a dream. Okei, mul on unistused ühel päeval. Ja vaat siis sa lähedki, kas sa lähed siis Harju keskmise inimese juurde, kuigi ma ei tea, kes ta on olemas, aga sa lähed hirmutatud inimese juurde, küsita käest, räägi mulle oma unistusest. Kus sa tahad minna? Kus sa tahaksid viia? Kuhu sulle meeldiks minna? Küsi pere isa käest, kuhu sa tahaks selle pere viia? Ma kirjutasin kunagi 65. eluaasta kõne valmis. Ja 65. eluaasta kõnes on mul lihtsalt kirjeldatud ka sellest, kes istub mul vasakul pool ja kes istub mul paremal pool. Ma olen kirjeldanud, mis söögid on laua peal. Sinna on päris palju aega. Küsimus ei ole sellest, kas see kõik täitub niimoodi, aga I have a dream. Mul on unistus. Ma tahan näha. Mul on täna 3 poega ja 2 tütart. Mu isa ema peres on 6 last ja meil on 19 lapselast. Ja nüüd on juba ka 2 lapselast. Isa ema on abielus olnud 56 aastat. Ja mu isa ei oleks seda mitte kunagi isegi osanud unistada, sest tema ema suri väga varakult ja ta on sõjaväe laps, samamoodi suurt vaesust, varakult kodust ära ja istus mingi ajaga kinni, sest andis parteibossile lõuga. Ja see mees ei oleks mitte kunagi näinud, et tema ümber on selline hulk, selline pere. Aga teiselt poolt oli. Teiselt poolt ühel hetkel ärkas mu isa sees selline unistus sellest, mida tal pole kunagi olnud. Ja ma pean ütlema, et ma kahtlemata ei oskaks öelda, et on paremat isa, kohe kindlasti mitte. Aga minu isa on liider. Minu isa on alati kaasanud, rääkimata sellest, et ta on teinud vist 2 kooli, rajanud Uuemäe algkooli ja Uuemäe algkooli rajas, siis ta on olnud Martna kooli direktor. Ma tahan öelda seda, et liidriks olemine on valik. Elari, aga kas juhiks sünnitakse? Maxwell ütleb selle peale, kas te olete näinud mõnda juhti, kes poleks sündinud? Jep, kõik sünnivad. Teine asi, mida me oleme mõelnud, on see, et vaadake, surmakuulutustes öeldakse, et suri professor, suri mitte raamatupidaja, ütleme näitleja see ja näitleja see ja see, eks ole. Aga kui on sünnikuulutused, siis seal pole kirjas, et sündis majandusteadlane, sündis filmiprodutsent, tegelikult mõnes mõttes peaks olema. Nii et miks ma räägin sellest, et kõigepealt tuleb mõista, et sinus on see liider ja ma täiesti südamejulgusega ütlen, et ma ei näe sind ühtegi inimest, kes ei oleks liider. Nende inimestega, kes on su ümber, need inimesed, kes on sinu kes.
Nad ei ole sama, kes minul on, sest meil on erinevad, see on väga okei. Ja teine pool siis sellest on see, et kirjelda seda, kuhu sa tahaks inimesed viia. Ja vaat see võib olla raske ja siin tuleks harjutada. Noh, umbes nagu I have a dream. No Elari, räägi oma unistusest, eks ole. Kus sulle meeldiks minna? Ja ilmselgelt ei saa sa sinna üksi minna, sul on vaja kedagi kaasa. Ja vaat siis seda me räägimegi, seda me nimetamegi liidriks olemise. Liidriks olemisel on vaja kaasata. Ja see teekond algabki mõistmisest, et sul on vastutus. Ja vaat see on raske sõna, olete nõus? Kontekstis, kus me elame, on vastutus päris keeruline sõna, aga kus on garantii ja kes maksab? Kus on garantii ja kes maksab? Aga alusta lõppeesmärki silmas pidades. Stephen Covey räägib sellest ka väga hästi, väga efektiiv 7 harjumusest üks on, eks ole, kus ta räägib ka sellest lõppeesmärki silmas pidades alustamisest. Okei. Need on olnud praegu 2 sellist mõtet, et sa vaataksid korraks ennast mingisuguses valguses nimega liider, mina kui vastutaja, mina kui iseenda teekonna eest vastutaja ja selle eest vastutaja, mida ma loon kellegi jaoks, kelle jaoks on kasulik. Okay? Ja siis teine pool on see, et ma peaks olema võimeline kirjeldama seda, kuhu ma tahaks selle inimeste hulgaga minna. Ja ma ei räägi mingit massist, ma ei räägi sellest. Ma räägin sellest, et sul on vaja kedagi kaasata. Kellele sa oma ideedest räägid? Et sa paneks neid kirja, kellega sa kohtud ja räägid, hei, mul on 5 ideed, ma tahaks sul tagasisidet. Mul on siin üks idee, midagi sees põleb, ma tahaks suga rääkida. Mis sa arvad sellest? Kõige selle juures rakendub Peter Druckeri väljendus, kus ta ütleb, et kultuur sööb hommikusöögiks strateegiaid. Meie teeme strateegiaid, on organisatsioonides igasugu ägedaid strateegiaid, kes ei oleks strateegiaid teinud, vähemalt kui sa oled mõnes vähegi suuremas organisatsioonis olnud, siis strateegiaid on ägedad, aga siis tekib üks probleem. Meil on väga kehv kultuur. Me oleme tahtnud midagi imelist, aga lihtsalt keegi karjub kellegi peale, keegi ei tule õigel ajal kohale, keegi ei tee oma tööd ja ongi pekkis. Organisatsiooni kultuur muudab kõike. Kultuur võidab strateegiat või Drucker ütles, et sööb hommikuks strateegiaid. Ja kultuur on tegelikult õnnestumise süda. See on väga võimas asi on kultuur. Kas igas organisatsioonis või su peres või su kodus või sinu enda kultuur ka, mida sa siis kannad. Sest mõelge ise, te võite unistada mida iganes. Te võite eesmärki silmas pidades öelda, et I have a dream ja mulle meeldib, kuidas need missid, ilusad missid, kes kunagi olid palju populaarsemad, täna kuidagi on nagu pilt ära kadunud, ütlesid ju kõik, et nende eesmärk on mis? Maailma rahu. Maailma rahu. No suurepärane, aga kultuur on see, et seda ei saavutata. No võt, ja kui sul on mõni tülinorija töötamas sinuga, ja alati on tülinorijad või keegi, kes teeb rohkem raha, aga ta on nõme. Mis siis, et ta on nõme, aga ta on meiega. Mis siis, et ta ei oska õpetada, aga ta on ikkagi inimene. Ja võt seal, kui me hakkame tegema selliseid shortcut'e, seal me hakkame tegema selliseid allahindlusi. Ja kui sa hakkad nüüd sellest teekonnal meeskonda moodustama, kas või meeskonda moodustama. Ja seal on keegi. Pole päris see. No aga paremat meil pole. Siis sa saad juba vastuse, et kultuur sööb hommikusöögiks strateegiaid. Sul võib olla ükskõik kui kõva äge idee, sul võib ükskõik mis mõte olla peas, mida sa tahad ära teha. Kaasa vale inimene. Proovi, kaasa vale inimene. Come on, sa ei pea proovima, sa juba proovisid. Sa juba tead, kuidas see käis. Indias on üks selline taksofirma Mumbais nagu 1298. Ja täpsemalt öeldes siis selle taksofirma number, mitte takso, kiirabi, erakiirabi, mille number on 1298. Nii et kui sina helistad kiirabisse, siis sa valid numbri 1298. Okay. No intuitiivselt täiesti vale, olete nõus? Mitte keegi ei tee takso või seda kiirabifirmat numbriga 1298. Nüüd, me võime öelda, et nad on Indias ja nad ei tea, et on olemas 911 ja 112 ja tegelikult teadsid. Ja 1980. aastatel oli Mumbais ainult 3
kiirabifirmat. Seal on erakätesse. Ja siis üks rühm inimesi, nimetamisliidreid, nägi seda probleemi. Ja India inimesed on maailma ühed vaesemad. Suures osas ajavad läbi seal $2 kuu, mis on täiesti olematu raha. Ja selles valguses, kui sa paned India rahvaarvu ja arvestame sind ja mind, siis meie oleme väga rikkad. Väga rikas on India kontekstis juba see, et sul on auto, eks ole. Sa oled väga rikas inimene. Ja siis nad otsustasid, et nad teevad või selle kiirabifirma ja loogika oli selline, et maksavad ainult need, kes saavad maksta. Vaesed ei maksa. Äriplaan oli lausa see, maksavad ainult jõukad ja teised ei maksa. See ei ole üldse väga eriline kontseptsioon, seda on Indias ka palju rohkem praegu rakendatud. Näiteks on üks südamekliinik seal, kus tehakse siis südameoperatsioone ja nad impordivad välismaalasi riiki, kes maksavad siis 25,000–30 000 opi eest ja siis vaesed saavad tasuta. Ja miks nad siis panid, mul oli viga 1218 oli õige number, 1218. Ja miks nad panid siis 911 asemel 1218? Sellepärast, et nendel oli arusaam, et inimesed väärivad haiglasse jõudmist ennem, kui nad surevad. See oli nende põhimõte. Inimesed väärivad haiglasse jõudmist ennem, kui nad surevad. Ja see oli nende mõte. Nii. Ja nemad tahtsid minna registreerida 911 ära. Seda ei olnud. Aga neilt küsiti $50,000 altkäemaksuks. Ja nad ei olnud nõus maksma. Mõtle. Aga siis inimesed ju ei jõua haiglasse, kui nad ei saa 911 valida ja valivad mingi 1-2, mis asi, eks ole. Vaat see on kultuur. Ja see on iga organisatsiooni ja eesmärgi kontekstis oluline, mis sa teed, kas sa teed lühemaid teid, kas sa võtad vastu sellise, nagu rääkisime eile, et kiusatuses, mis sa teed. See ongi see nagu hea näide lihtsalt sellest kultuurist, et kui oluline on kultuur, et me säilitaksime selle oma teravuse ja selle, mis me saavutada tahame. See oli printsiip nende äris. Need näited on väga palju. Nii et iga organisatsioon peab valima, mis on õige asja tegemine. Mis on õige asja tegemine, et sa ei kalduks kõrvale. Aga neid asju ma teen raha pärast. Üks asi, mis veel organisatsioonides on hästi tüüpiline, on see, et me hakkame õigesti käituma siis, kui me hakkame raha teenima. Me hakkame õigesti käituma siis, kui. Ja tegelikult, sealt juba see läheb. Mis iganes su strateegia on. Nii et kultuur on õnnestumise süda ja see on väga suur asi. Mul tuli üks idee või lugu meelde sellest, kuidas üks inimene käis juhtimiskoolitusel ja siis ta jõudis tagasi tahtis juhile rääkida, mis ta kuulis. Ja siis juht ütles, et kuule, rahune maha, mine tööd edasi. Ehk siis see ongi see, et kui su juht ei näe sinus potentsiaali või ei näe selles, ei näe nagu, mida sa näed, siis keegi on öelnud, et otsi omale uus juht. Ja väga raske on, eriti kui juht ei näe sinus potentsiaali, siis see on üks esimese asju, kus tuleb liidrina välja astuda ja öelda, et okei, I can do better than that. Nüüd probleem on selles, et kuna alguses on vähe või üldse on vähe, siis tuleb seda väärtust hakata tõstma. Ja selle väärtuse tõstmine on sinu vastutus, see ei ole kellegi teise vastutus. Ja siis ma mõtlesin korraks, et okei, aga see on mõnes mõttes nagu tants selle aurukatla ümber seal peas, aga ta ei pruugi olla päris, teda ei ole vaja tegelikult. Miks? Sellepärast, et ükskõik, mis kontekstis me oleme lastega või lasteta, on meie võimalus kogu aeg enda väärtust tõsta. Ükskõik, kus sa oled. Ole sa või kodune perenaine on küsimus, kuidas ma tõstan oma väärtust. Ole sa või kohvikupidaja või raamatukirjutaja või raamatupidaja. Väärtuse tõstmine on pidevalt võimalik. Ehk siis, kui me vaatame asju projekti raames, siis on selline tunne, et näe, siin projektis ma saan teha, siin ma ei saa, siis ma lähen järgmisse. Mõned inimesed näevad suhteid ka projektina. Siin läksid väärtused alla, okei, ma kolin järgmisse. Ja elu näitab seda, et pole kahjuks. Need projektid ei toimi nii. Et see väärtuse loome, see vastutuse võtmine on igas projektis võimalik, kui sa nii otsustad.
aga see pinge on reaalne, see pinge on päris ja ma sellele pingele alla ei vannutaks ja mida ma ise olen kogenud puhtalt isiklikult, on see, et vahel, kui ma satun sellise pinge välja, kus ma ütlen, okei, kuidas ma siit välja saan, siis ma hakkan tegema kõik selleks, et sealt välja saada. Ja teate, ühel hetkel, kui sa tajud, et sa ei saa sealt välja, siis sul on põhimõtteliselt kaks võimalust. A, sa annad alla, B, sa küsid, okei, kuidas ma õpin seda protsessi armastama, mis siin toimub. Ja suures osas on see seotud minuga, mitte isegi teistega. Ja ma ei räägi praegu vägivaldsest keskkonnast, ma ei räägi mingisugust destruktiivsest keskkonnast, ma ei räägi sellest, ma räägin sellest, kus tegelikult me otsime võimalust alla anda ja öelda, et ma ei suuda. Ja võib-olla siis, mis mind veel aitab, on see, et jah, ma mõni päev ei suudagi. Sain kokku ühe oma sõbraga ja siis ta küsis, kuidas läheb. Ma ütlesin, kui ma ei saaks elada päev haaval, siis mul oleks väga raske. Mul oleks väga raske, kui ma saaks päev haaval, sest kui ma võtan terve kuu või aasta või aastate koorma kohe peale, mis must saab, kas ma pean hakkama siin elu, kuidas ma ehitan tulevikku, tead mida, seda on liiga palju. Ja ma annan aru, et minu meelest ka täna meie, ütleme siis, sellele ühele põlvkonnale pannakse väga suur surve peale ja rääkimata sellest minu põlvkonnast, kellel on tohutu surve peale pandud, et te peate olema. Nii, nüüd ma räägis nagu justkui endale vastu, et aga Elari, me rääkisid vastutusest, liidritest olemisest. Seda ma räägin selles võtmes, et see ongi default, meil on mingi hetk illusioon tekkinud, et see polegi minu asi, kelle asi, Kaja Kallase asi on see. Andke andeks, aga kui nemad hakkama ei saa, ma ei apelleeri selle, et nad ei saa hakkama. Ma ei ole selles mõttes poliitiline inimene. Ma olen hoopis kolmas vaade mul. Ma usun hoopis teistesse asjadesse. Ma ei tegele selle asjaga. Aga ma tahangi öelda, et see point selle juures on see, et need asjad ongi meie ülesanded. Ma ei tea, mis hetkest me nendest loobusime. See ei olegi minu ülesanne. Minu pere, minu unistus on see, et minu peres on ka 20 lapselast ja lapselast. Minu unistus on ka see, et meil on suur pere ja see käib koos ja mul on unistus see, et ma ehitan need ettevõtted, mida ma täna ehitan selle jaoks, et lastelastel ja lastelastel oleks ka ägedaid asju. Seal juures nautides seda, mida ma teen. Et on olemas default asjad, mida ma pean tegema. Üks asi on see, et ma pean pidevalt võtma oma elu eest vastutuse, isegi kui ma ei taha. Mina ei saa oma loov aju kellegi teisele nagu öelda, et okei, kasuta ise seda. Ja vaadake, siin inimesed teevadki vea. Nad annavad ennast teiste hallata. Ole ja halda mind ära. Kaotad ennast ära. See on üks ühele sama. Annad ennast kellegi teise hallata. Palun, kas sa saaks mind hallata? Ja vaat siin on see oluline point, et kui sa oled liider ja sa näed võimalust kuhugi inimesi juhtida, kuhugi paremasse kohta, näed potentsiaali, näed võimalust, näed probleemi. Näed, ma ei tea, prügiprobleem on su ümber. Su maja ümber on prügiprobleem. Kes räägib sellest? Mina ei räägi, pole minu asi. Ja muidugi see tekitab pinget ja probleeme. Sa ütled, pidin ma sellega tegelema. Kas ma pidin ennast sellesse jamasse mässima? Vastus on jah, pidid. Mitte julgeda tähendab kaotada oma mina. Mäletate, kuidas ma alustasin Søren Kierkegaardiga? Ma kordan seda ütelust. Julgeda tähendab kaotada oma jalgealune. Mitte julgeda tähendab kaotada oma mina. Nii et tahad anda ennast kellegi teise hallata? Palun väga. Aga siis arvesta, et sa laenasid kellegi oma mina ka parasjagu. Kuulge, lõpuks üks reegel ja selle reegli nimi on reegel number 6. Te peate teadma reeglit number 6. Teil on väga oluline teada reeglit number 6. Üks dirigent Benjamin Sander räägib lugu, kuidas kõrge ametnik külastas Briti peaministrit. Peale mõneminutilist vestlust läks uks lahti ja sisse sadas mees. Ja ta vehib kätega ja ta karjub ja ta on niimoodi näost punane ja ta on täiesti... Ja selle peale peaminister ütleb vaikselt, David, ära unusta reeglit number 6. David tõmbab hinge sügavalt sisse, tänab ja lahkub. Mõne hetke pärast sama asi, nüüd tuleb naine sisse, hüppab põnevuse sisse ja hakkab seal tead ja näost punane ja vehib kätega ja lärmab ja tal on igasugune nagu ütleb paanika Jaanika, täielike paanika Jaanika. Peaminister vaatab ta otsa, ütleb Maša, ära unusta reeglit number 6. Maša keerab ringi ja läheb välja.
kõrge ametnik on väga põnevil. Mis reegel see number 6 küll on? Ja peaminister ütleb, see on väga lihtne reegel. See on ära võta ennast liiga tõsiselt. Vaadake, päris palju on kaalul. Ma olen nõus. Sinu visioon, tegelikult sinu unistus on kaalul, sinu kultuur, sinu inimesed, kellega sa tahad tööd teha. Kõik, keda sa püüad juhtida ja suunata, on kaalul iga päev. Ja iga päev tuleb midagi, mis püüab seda tööd nurjata. Tühjaks teha ja väga kerge on selle keskel võtta iseennast tõsiselt. Aga on null tõestust selle vahel, et võttes ennast tõsiselt, aitab see paremini probleeme lahendada. Null tõestust. Ei ole tõestust, et kuna sina oled saanud süüdistuse, raskuse, keerukuse, sind püütakse alt vedada ja oled kaotamas kõike, annab see kuidagi sulle parema võimaluse lahendada probleeme, kui sa võtad nüüd ennast ülitõsiselt. No öelge nüüd päris ausalt, 42-aastane mees, parajalt paks ja parimates aastates ja kannab sellist mütsi otse-eetris. Muidugi kannab, absoluutselt. No, nii et mis ma teile öelda tahan, on see, et meil on teiega küll kihvtid suured väljakutsed, need on tõsised asjad, kes otsib suuremat sissetulekut, kes otsib loovuse väljenduseks, mingid uut sükest flow'd. Selle juures ei tohiks unustada seda kõige ilusamat, ehedamat naeratust, seda võimet mitte võtta tõsiselt iseennast ja natukene ka naerda. Teate küll, sest lõpuks oleme me ju kõik teiega ägedad inimesed vigadega ja siis puudulikud ja muud mured sinna juurde. Muidugi välja arvatud mõned, ma saan aru, aga ja. Öeldes teile, et ärge võtke tõsiselt ennast, aga võtke teemad küll tõsiselt, võtke tõsiselt neid asju, mis on vaja ära teha. Võtke see liidri vastutus, võtke see vastutus, et sina oled loodud looma, sinu ülesanne on luua vaikimisi, see pole projekt ja teate, tootke nii kaua ideid ja asju, kuni enam ei karda, siis siis tekib muidugi uus väljakutse ja see on nii kihvt. Vot sellised mõtted minu poolt teile. Teiega on olnud väga-väga kihvt need nädalaega siin koos veeta. Mingu teil väga hästi. Kui tahate, teeme tööd edasi, see on teie valik. Kui ei, siis võtke see äge liidri vastutus ja tehke omale elu, mis on väärt elamist ja ärid, mis on väärt nagu toimetamist. Ja siis kohtume kusagil ikka. Ma tahtsin veel seda öelda, et te olete täna ka meililistis. Kui te tahate selle edasi olla, olge. Kui te ei taha, siis all on ka nupp unsubscribe. Ma blogin sama loovuse teemal. Ma blogin selle teemal, mida märkan. Ma endale väga piire ette ei pane, nii et kui tahate lugeda ka mu blogilugusid, siis olete hästi teretulnud tegema. Lisaks, kui tahate veel suhelda, siis Instagramis olen ma ka olemas ja ma kipun olema üsna aktiivne. Sorry. Jah, ma tean, aga ühesõnaga nii saame üksteise kontakti pidada. Te olete väga ägedad, suur tänu ja ilusat nädala lõppu teile kõigile.